valmis, välja see väljaku peal on õhupalli Šveitsist. Peakohtuniku Schneider annab Henrik Pürgile käsu, et Mati astuda seda teha nii Henrik Pürg, Rigonen, Mets ja Argentiina mängijad seal. Sellega on nüüd kõik meeskond sellega kõik maa ning kohtumine on siin jälle Lionel Messi peale palli mängu ning Argentiina oma helesinise valge triibulistes kuulsates Eesti müür teeb oma töö ära, blokeerib selles olukorras Lionel Messi karistuslöögi, küll aga teenib siit Argentiina oma esimese nurgalöögi selles kohtumises. Messi veel valvama juurde, seal oli Mati Igonen korraldusel välisin ümber. Messi tsenderdus väga valla, Igonen saab 2 püsikat vahel, aga palli mitte liiga kaugel ära laevitud karistusalas Argentiina rünnak jätkumas. Riigib Pagaku lähe, Mosik Correa, seda nurgalöögi lühiti seal Koomesega lahti. Seal lõpuma peab söötu mängida, tuleb ja nüüd Mati Igonen tuli seal väravast välja koostöös Sergei Joviga, nad selles olukorras needsid maha Seia, vist on mees, kes on pikali on. Niimoodi ongi ja sealt tuleb 11 edasine kohtumist juhtuma viia ning Mati Igoneni reegel vastaks seista 7% maailma Hetmalumiga. Igonen versus Messi kohtumise 8. minutil. Lionel Messi ja lööb sellest olukorrast Argentiina lasub kohtumist 1-0 juhtima. Lionel Messi paneb palli alla, mis on Igonen, mis proovis mitte arvamise peale minna, vaid reageerida või proovis siis eeldada äkki, et tegemist tuleb hoopis Moneta penaltiga. Messi pani palli, aga alumisse Monetani mänguseis on 8. minutil Argentiina võistkonna kasuks 1-0. Soomets mängib Zenjovile ning sööd keskpealalt Soomets ja seal olukorras nüüd rikub määruseid keskpealal Alexis McAllister, karistuslöök keskel Eesti meeskonnale saada ja
praegu seal Argentiina paremal Eesti vasakule veidikene ruumi oli ning sinna kaudu prooviti mängu sokutada, aga nüüd tuuakse hoopis vasakule, kus Messi leiab suure verre söödu eest Acuna tsenderdus karistusalasse, Karol Mets lööb selle klaariks, pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja pall lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli võrgust välja noppida. Alexis McAllister, Inglismaa Premier League juhtis, et mitte liiga kokku vajuda ja Argentiinal liiga põlpsaid olukordi linkida, seal lööb Sergei Zenjovi vastu, selja tagant tullakse vägagi hoogsalt sisse ja karistus lööb taas kord Eestile. Määrusi rikub selles olukorras Alejandro Gomez, söödule saab seal jala vahele Julian Alvarez, Alvarezil karistusalas kaks optsiooni oli, kuhu Tsenner nüüd teeb Paul, madal pall kasti, jala paneb vahele Soomets ja nurgalöök number 4 Argentiina meeskonnale. Täpselt 20 minutit on seda kohtumist siin El Sadari setele. Nahuel Molina hetkel Argentiina kõige alumise mehena, vasakul Alvarez, Acuna tuleb ka appi, Alvarez lööb ise, Igonen unistab, aga müüa. See oli 20.00 kenasti kirjas, et nüüd on kell taas tööle saab 25 minut käimas. Sergei Zenjovile sööd kaitseliida, Zenjovil võimalusega tuleb väravast välja selles olukorras ka Armani, Franco Armani ning hoiab selles olukorras ära Eesti värava sündimise. Franco Armaniga oli Sergei Zenjov seal 1-1 olukorras, aga pall suudetakse ikkagi ette viia ning nüüd on selle võimalus Mattias Käidil ja abiks on ka Erik Sorga. Käit 1-1, Käit olukorras, aga ei saa löögida, vaid astub sealt niimoodi vahele Nahuel Molina, et takistab ära Mattias Käidi soolo vastase trahvikasti suunas ja nüüd järgmine pall, mida me prooviti Artur Pikale mängida, ka enam pärale jõudnud. Argentiina kaitsetöö oli selles olukorras piisav, kuigi oli seal Eestile taaskord üks ohumoment tekkimas. Kahekses Argentiina survet Eestil 2 korda lootust tekkinud. Zenjov oli täitsa 1-1 olukorras, Käit peaaegu ka, aga löögile ei õnnestunud tal minna. Siit ka Argentiina tuleb taas ning Maxim Baskotši saab jala vahele, klaarib selle palli enda väravalt ära, mille siis Joaquin Correa sinna teravalt oli sokutanud. Gomez, Messi, see on nüüd keskel, Soomets teeb vea, kannatada saab Rodrigo de Paul ja suuremees võttis Atletico mehe maha, Miller läks taas kord minema. Peab arvestama Igonen ka võimalusega, et Lionel Messi lööb sealt peale. Paul samuti palli taga, mängitakse lühikeselt lahti ning tuleb Gomez'e tsenderdus trahvikasti, pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta Betseiast Igoneni valdusesse. Kuigi oleks võinud põrgata ükskõik kuhu, kaitseplokki vahel. Miller saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile, Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale, sööt, aga Karol Mets saab selle Alvarezile lühitud palli klaariks löödud. Gomez, tema vastas Sergei Zenjov, asetuse poolest ründajaga teeb väga palju kaitsetööd, tsenderdus karistusala tagumisse serva ja Artur Pikk ennetab seal äärekaitset Nahuel Molinat, kes oli kaugelt rünnakul lülitunud, lööb palli üle otsajoone ja viies nurgalöömist omakorda oleks mingi olukord võimalik tekitada, pole Eesti seni saavutanud, aga see on kindel üks lahend, mida tehakse. Siin on ka Argentiina superšants ja lööb üle selles olukorras, suluseisu on ka püsti. Joaquin Correa pealelöök Matvei Igoneni vallatavast väravast üle lendas, aga enne seda fikseeriti sealt Argentiina meeskonnale abikohtuniku Pascal Hirtseli poolt ka suluseis. Miks sa sealt kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul ja Lionel Messi käes on pall, Messi leiab söödud kastite Pauli, Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad. Nagu Lionel Messi. Voolab sujuvalt üle väljaku, ilma erilise näilise ministe. Keskele McAllisterile, keskkaitsjal, äärekaitse Molinalt peale löök võtab Ricochetti ning nurgalöök number 7 Argentiinale kohtumise 40. minutil. Nurgalöökide osas Argentiina juhib siis 7-0 Eesti vastu. Messi. Hästi Acunale, Acuna võtab palli omaks ja lööb, aga suluseisu lipp Eesti õnneks on taas kord püsti. Teniste ja pürgi tagusesse taskusse Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuna, kes võidab kõhuduelli ja Igon vaatab, kuidas pall läheb väravast mööda. Veidikene 1 minuti esimese poole lõpuni, 44. minut saab kohe täis.
rünnakuhku suunas, aga argentiinlased olid esimesena jaoli. Rodrigo de Paul praegu näeb võimalust kiiresti tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Gomez sätib palli Messile ja seal on šanss ja 2-0 on olemas. Lionel Messi lööb taas ja 45. minutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo de Paul oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist 2-0 siin El Sadari staadionil Pamplonas juhtima. Ei õnnestunud Eestil minimaalse kaotusseisuga viljetusruumi saada. 40 sekundit peale järelt Molina ja kohtunik Urs Schneider lõpetab esimese poolaja, mille Argentiina võidab 2-0. Lionel Messi 8 minutit penaltist viis meeskonna 1-0 juhtima pärast seda, kui Sergei Zenjovi Matvei Igonen asemel tuleb rünnakule Henry Anier. Argentiina paistab, et jätkab põhikoosseisuga, aga Eesti toob siis rünnakule värsket jõudu ja värsket jalga Henry Anieri näol. No hay cambios en la selección argentina, pero sí uno en Estonia. Salió el 10 Sergei Zenjov, ingresó el número 8. Anier Henry, delantero, 25 años, juega en el Muangthong de Tailandia. Ja kohe siis proovitakse see pikk pall, mille sealt teele pani, oli ebatäpne. Molina, De Paul, Messile. Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda. Sööd Messile ja kolmas! Lionel Messi kübaretrikk siin Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 Brasiilia vastu, 2013 Guatemala vastu, 2016 Panama vastu, 2017 Ecuadori vastu, 2018 Haiti vastu, 2021 Boliivia vastu ja nüüd 2022 5. juunil Pamplonas El Sadari staadionil Eesti vastu. Tegemist on Lionel Messi koondise karjääri 8. kübaratrikiga ning ta viib Argentiina meeskonda seda teise siin palli karistusala suunas Eesti ja sealt Alvarez lõikab ennast läbi, Igonen tõrjub. Julian Alvarez sai selle lahtise palli karistusala juurde enda valgudesse, tuli hästi sisse ja lõi peale, aga Mati Igonen tõrjus. See pikud olid seal kaitseväel vast poolsada Argentiina algas ja 20 000. Messi otsib ennast löögile ja eestlased proovivad mitmekesi takistada, aga see läheb mujal on avused ja Rodrigo de Paul lööb tagapostist Eesti läks napib mööda. Seis jätkuvalt 3-0, aga teist poolaega on Argentiina alustanud väga isukalt ning otsib siiski sealt neid võimalusi. Üks värav on juba ära löödud ning Rodrigo de Paul. Alvarez, Skotši ja Alvarezega seal kolleemus on, palli tuleb võtab lõpus Karol Metsi, tuleb seal jooksul, Alvarez võtab Metsalt jalalt. Läheb olemalusta. Eesti on niikuinii vastassurva ja kui Argentiina veel värskust ka juurde lisab, siis on olukord veel kehvem ja siin Soometse selja tagant lõikab ennast vahel Gomez. Gomez sööd keskele ja suudab Matvei Igonen selles olukorras Eesti meeskonna päästa. Sealt 4-0 väravat ei tule, Julian Alvarez ei saa kirja oma koondise karjääri teist väravasse mängu annakus äärde Karol Mets. Mets leiab keskel Mattias Käidil on võimalik, aga ei saa esimesega löögile. Käit läheb kiirusega kasti ja lööb peale sealt, aga lööb üle selles olukorras ja nüüd Eesti mängis kannatlikult, otsis oma võimalust ning Argentiina intensiivsus oli selgelt langenud ja selle toel Eesti on nüüd suutnud paar positsiooni otsitakse nüüd Messit ja seal on suuruseisus tuleb olukorras Molina. Liitunud Eestilt tulemas 4. vahetus ning silma oleks paistnud vaid selle pallikaotsi tulnud kõigil Eesti mängijatele. Keskväljal viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb nelja. Lionel Messi esimest
Messit see lennus trahvikast ja seal on Argentiina võimalik lüüa viies. Igoneni tõrje, Alvarez saab löögile, blokeerib Tõniste kauglöö, tuleb veel üks plokk vältel, tõuseb Messile ja lööb viiendaga veel siia 76. minutil. Eesti blokib 2 korda, aga Lionel Messi viies värav selles mängus ja viies värav selles õhtus. Eesti väravavõrku täiesti uskumatu, täiesti fantastiline, täiesti pidurdamatu. Teised mehed sisse ei saa võrku seda palli, aga siis tuleb Messi ja ütleb, oodake poisid, ma aitan teid. Ja täpselt nii nagu Lionel Messi on Argentiina võistkond ja kõiki võistkondi, kus ta on mänginud oma karjääri jooksul. Varsti juba 20 aastat kõikvõimalikest olukordadest välja vedanud ja aidanud, aitab ta nüüd ka siin Argentiinat, kes muidu ei kipu palli Eesti võrku saama, aga Lionel Messi abiga saadakse küll siin palju treenerit. Argentiina on mänginud põhjalikult, lihtsalt on viimane sattudel kõik need vormistamised läinud Messile. Teiste plokki, uus plokki, pall Messile. See nõutus, mis Eesti mängijad selles olukorras valdab, on muidugi suur. Mängitakse püüdlikult, proovitakse, tehakse kõik nagu ära, 2 tähtsat plokki õnnestub ära teha, aga siis ikkagi sellest ei piisa, ikkagi võtab palli esitada omaks, Sinjavski on seal ootamas, Sinjavskil on võimalik siit ju löögile minna, Sinjavski lööb ka, aga argentiinlased blokeerivad. Jah, Soomest jõuab olukorda, aga Alvarez seda saab üles ja leia, Alvarez toob Argentiina rünnakule, vasakut äärelt tuleb terav pall värava alla ja seal nüüd pall langeb selles olukorras Ivanale, kelle peale löögile saavad eestlased jala vahele päristada, kui seal vist väga metsmees, kes tagapool jällegi tühi ning Kallaste, Mets, Vassiljev, Kuska sööstavad sinna tagasi appi, et Alejandro Gomese aktsioon ära hoida, terav löök ette nurka, aga suudab Matvei Igonen selle tõmbida, nurgatõrk number 9 Argentiina koondisel tuleb. Matvei Igonen on 5 palli, pidanud teda võrgust välja võtma, aga on ka tõrjeid päris palju teinud. Palli valdamine 73-27 Argentiinale, seega Messi tuleb seal Konstantin Vassiljevist mööda ja Matvei Igonen seda puhul 1-1 olukorras Lionel Messiga jääb peale, suudab seal jalaga palli Messi staatuse, võimsuse, festival ja Messi keerab sealt ennast Markus Soometsast mööda, keerab ennast mööda veel Robert Kirsist, leiab sealt kaaslase ja uustest leitakse Messi, Messi proovib 6. Maskotši blokeerida. Kõige säravamate sekka kuulub, selle üle vaielda, aga meelde jääb kahtlemata Lionel Messi kõige resultatiivsem mäng Argentiina koondisest on tõsiasi. Argentiinal on seal see pettemüür, Igoneni häiremüür ka ette tehtud ja Messil on võimalik lüüa 90 minutit on täis tiksunud. Messil on võimalus lüüa selles mängus oma 6. värav, keerutab, aga lööb üle. 6. ei tule. 6. ei tule. Argentiina on võitnud selle mängu 5-0 ja üks noor jalgpallisõber on juba ka väljakule jõudnud. Lionel Messit kallistama, temaga selfit tegema, seal tuleb neid teisigi. Turvamehed võtavad ennast väljakul korda ning proovivad pealtvaatajaid eemal hoida. See on Argentiina koondise mängu puhul tavapärane, et lõpuvile järel Lionel Messi suunas seal fännid väljakule sööstavad. Ta on sedavõrd erakordne kuju, ta on sedavõrd fenomenaalne tegelane, et ta paneb inimesi käituma irratsionaalselt. Jalgpall on